Meil on järgmisena muidu valmis pannud ennast Toomas Uusmaa, kas sa oled siin samas koha peal? Oled siin samas koha peal, väga hea. Sinuga koos siis juhatame selle kõik, mis seal üleval toimuma hakkab, ka kenasti sisse, aga nüüd ma annan sõna sulle, palun. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Sargvere põllumajandusühistu juhatuse esindaja ja tahaks siis rääkida nendest maamaksudest, et mida see maamaks üldse kujutab, kuidas ta on tekkinud ja kui suures ulatuses on antud siis võimalus seda maamaksu rakendada. Praegusel juhul igal juhul minule tundub küll niimoodi, et kui meenutada ühte vana mutifilmi, see oli vist Robin Hoodist, kus maksuametnikud laulsid seal vaeste inimeste ukse taga, et maksud, need imelised maksud, siis tundub, et praegune linnavalitsus on võtnud selle oma põhiloosungiks. Et igasugune maksutõus, mis puudutab põllumajandust, see tähendab seda, et meie peame kuskilt end rahad leidma. Keegi on oma karvase käe pistnud meie rahakotti, aga see tähendab seda, et mingi ajahetke pärast jõuab ta kõigi meie tarbijate rahakotti. Ma ei tea, kas selle peale linna isab mõeldud on või ei ole. Igal juhul oli esimene kokkupuude mul praeguse linnapeaga paar päeva hiljem, kui ta nagu osutus valituks, siis ta helistas mulle ja püüdis nagu sel teemal minuga vestelda. No jutt oli nagu selline, et äkki saaks seda kuidagi ikka ära hoida ja et Paide linnal on tehtud tohutult mainekahju ja ma ütlesin, et väga hea, et tee nüüd siis ikka niimoodi, et võtke see eelnõu tagasi ja paljud tulevad ja tänavad sind. No selle peale vastus oli, et seda ikka kuidagi ei saa, et aga äkki saaks kuidagi nii, et remondiks mingi teejupi näiteks teile ära või mis iganes. Et see lõhnab kangesti nagu sellise asja järgi, nagu oli Pisu vennas, kus vaene peidmes läks rikkuri tütrele kosja tema enda rahadega on ju. Et praegusel juhul muidugi on sellisel asjal teine nimetus. Et aga räägiks nüüd sellest maamaksust. Kui maa hind siiani oli keskelt läbi kuskil mingi 300 kuni 500 eurot hektar, Paide linnas oli see koefitsient siis 1. See tähendab, et me maksime maamaksu kuskil 1 hektari pealt 3 kuni 5 eurot. Kui nüüd see koefitsient viia 2 peale, siis ta tähendab kas 6 kuni 10 eurot. Ja nagu on välja öeldud, et see summa, mida siis võidetakse, on kuskil mingi 35 000, siis linna valitsejad võiksid arvestada, et kui nad nagu võimule tulid, kui suur oli nende palgatõus. Ma arvan, et see palgatõus kataks selle maamaksu tõusu ja jääks üle ka. Mis nüüd tulevikus ootab, nagu me kõik teame, on ju, siis riik otsustas maad ümber hinnata. Ma arvan, see on nüüd nagu, kus maa asub, see hind on ilmselt kuskil 3 kuni 5 000 euro vahel. On küll öeldud, et maamaks ei või tõusta aastas rohkem kui 10%. Okei, võtame siis selle maksimumi 10 aasta pärast. Me maksame 1 hektari maa eest juba 50 eurot hektar. Et see tuleb ju, vaat ei oskagi öelda, mis 10 aasta pärast on, aga see on ikka meeletu tõus. Ja mind paneb hämmastama üldse, et mis asi see maamaks tegelikult siis on. Et inimesed kas said päranduseks need maad, mis oli sundvõõrandatud, või on siis ostnud riigi käest
aga maksu peab ikka maksma. Olin pikaaegne Paide valla volikogu liige ja olin ka maakomisjonis. Meie maamaksu koefitsient oli kogu aeg 0,5. Paar korda kui üritati seda tõsta, aga minu seletus sellele oli nagu, et okei, ma olen sellega nõus, aga paneme sinu pastakale ka maksu peale. Et võiks ju siis kõiki maksustada võrdselt. Ilmselt on see maamaks tulnud kuskilt aegade hämarusest, Eesti esimesest vabariigist, kus tegelikult olid ju suurem jagu Eesti maalasi, kõik maaomanikud. Ja siis nagu ei ole vahet, et mille eest seda maksu nagu maksta. Maksid nagu kõik võrdselt, aga praegult on jäetud nagu selline maks väikse osa ühiskonna kanda. Kui rääkida veel Sarvere kandis, tegelikult eelnevad kõnelejad on sellest rääkinud, maininud natukene, et Sarveres on ikka praegult väga kurb lugu. Mõis müüdi maha, lubati, et osa rahast nagu jääb kohalikele inimestele nagu kasutada. Läbi on kõlanud loosungid, et ei, et te ei oska nagu selle rahaga isegi midagi teha. Räägiti, et keskushoone, kus enne oli kool kaotati ära, jäi lasteaed, nüüd on ka lasteaed kinni pandud. Paar päeva tagasi käis uudis läbi, et ka raamatukogu suletakse ja üleüldse see hoone konserveeritakse, kuna tema ülalpidamine on väga kallis. Ma tean seda, et linnapea on praegusel juhul ütelnud lumelükkajatele, kellega neil on lepingud sõlmitud, et talvel selle maja ümbrust enam lumest ei puhastata. Järelikult see hoone pannakse kinni. Ega nagu midagi öelda ei ole, et kui otsida maale nagu inimesi, kes võiks tööle tulla, noori, kui ta küsib, et okei, et töötingimused nagu sobivad, aga mis teil pakkuda siin veel on? Tavaliselt peaks olema need noored inimesed, kes suudavad rasket maatööd teha. Järelikult neil on väiksed lapsed. Nad ise tahaks nagu mingist vaba aja sisustusest osa võtta või saada, aga seda nagu Sarveres pakkuda enam ei ole. Kui oli vana Paide vald, ma ei tea, kuidas siis raha jagus, et olid ju meil mitu kooli, lasteaiad, remonditi teid, kõik sai tehtud, kõik oli okei. Ainult ma mäletan seda, et sellel ajal tihtilugu Järva Teatajas sai lugeda artikleid, et küll on ikka Paide linnatänavad, et enam sõita ei ole autoga võimalik. Aga kui nüüd sõita ringi, siis suurem jagu Paide linnatänavaid on kõik juba ära asfalteeritud ja häda osa juba kaevatakse ülesse. Et loogiline mõtlemine täielikult puudub. Ma tahan seda öelda, et ilmselt linnavalitsus ei ole vaadanud varasemaid otsuseid vastu võttes oma rahakotti. Tegelikult ilmselt on neil olnud seal rahakotis 1 euro, aga on kulutatud 2. Et see on muidugi jah, väga kurb ja ma loodan, et ma ei pea oma meestele täna käsku andma, et nad need 2 lägapütti, mis siin on, et nad nende kraanid peaks lahti avama. Aga see selgub muidugi pärast seda otsust. Aplaus! Loodame, et seda ei juhtu.